Auhindamine on üks tore töö, sest see aitab võtta kokku, tõmmata joont vahele ja vaadata tulevikku. Enne veel, kui me päriselt põhjalikumalt alustame siin suurt käesurumist, siis Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets, palun. Head maailmamuutjad, eelkõige nominendid ja muidugi laureaadid. Kõigepealt tahan ma teid tänada, et te olete nii tublilt tööd teinud ja tõepoolest see gala, mis on veidi teistsuguses vormis, kui me oleks ehk algul tahtnud teha, on tõepoolest suure ja võimsa sisuga täidetud ja vaatamata kõigele saate kindlasti edasiseks kõva stardipaugu. Ettevõtlikkus, siin oli ka juttu tänasel päeval ja ka eriti pealelõunal sellest, et kuidas siis maailm on muutunud ja kuidas haridussüsteem ja kuidas õppimine, õpetamine kõige sellega kaasas peaks käima. Võib-olla ettevõtlikkus ja ettevõtmistega tegelemine on siin viimase 20-30 aastaga üldse kõige rohkem muutunud. Et kui me mõtleme seda aega, kui mina veel koolis käisin 80-ndatel, siis peeti sellist ettevõtlikuks vaimu ja muu taolisega tegelemist võib-olla isegi veidi ohtlikuks, et nimetati hangeldamiseks ja tuuraks ja kõigeks edasi. Siis tulid 90-ndad, kui õpetajad hakkasid juba vaatama, et see koolis oli 2-3-line, aga nüüd on oma firma ja kena perekond ja isegi auto ja et võib-olla ei olegi täiesti nässu läinud. Ja nüüd me oleme jõudnud siia, kus riik tunnustab pidulikul galal neid, kes on kõige ettevõtlikumad. Ja muidugi see ettevõtlikkus ei ole konkreetselt seotud ainult nüüd ehk firmadega, kuigi ka iga endast lugupidaval koolil on oma õpilasfirmad loomulikult ja nii edasi, vaid see pigem tähendab ju seda, et tõepoolest me kõik õpime koos olema aktiivsed kodanikud, õpivad tegelikult nii õpilased, õpetajad, lapsevanemad, kõik, kes sellega seotud on, need uhked õpilasfirmade ettevõtmised, laadad, korjandused oma kogukonna heaks. See on kõik see, mis tegelikult kogu ühiskond edasi peab. Nii et veel kord suur tänu nendele eestvedajatele. Ja kindlasti on ka Haridus- ja Teadusministeerium õppinud sellest ja püüab olla üks kõige innovatiivsemaid asutusi ka oma edasistes tegevustes. Nii et jätkame kindlasti senise võimsusega ja veel tugevamini, et ka kõigil teil oleks tore, hea ja mõnus selle kõigega ettevõtlikult tegeleda. Aga nüüd siis auhinnad. Läheme auhindamise juurde. Tõepoolest, palun lavale ka programmi Edu ja tegu juhi Kristi Ploomi, nii et jagame siin need tööd ära. Aga alustame siis kõigepealt esimese kategooriaga ja see kategooria on aasta ettevõtlusõppe edendaja. Ja nominendid on mittetulundusühing GCI Toompea, Triin Arva, Saare arenduskeskuse sihtasutus, Põltsamaa ühisgümnaasium ja Liiaots Muhu noortekeskus. Palju õnne neile kõigile ja suur aitäh kirgliku tegevuse eest. Aasta ettevõtlusõppe edendaja on Põltsamaa ühisgümnaasium. Ja võitja ühispilt ka siin palun kantsleri ja programmi juhiga. Ilusti astume. Väga hea. Aitäh. Ja siit saame minna nüüd järgmise kategooria juurde. Aasta ettevõtlik õppur. Ja nominendid on Henri Pihelgas ja Ats Oskar Laansalu, Tallinna Mustamäe gümnaasium. Õpilasfirma Loodus, Merili Treufelt, Erika Rääk ja Kristel Voger, Valga gümnaasium.
õpilasfirma Mängutasku Kristiina Reinok, Evelin Arulepp ja Indra-Liis Nemvalts, Põlva gümnaasium. Osaühing Münt Healthcare, Marilyn Berg, Märten Kala, Aksel Joonas ja Eva-Maria Ilves, Hugo Treffneri gümnaasium. Ja Frank Karro ja Sandra Sepp, Tartu Kutsehariduskeskus. Õpilasfirma EHA, Kaisa Kumpas, Lotta Lorette Kalmaru, Liset Siigur, Oliver Sild ja Karl-Juhan Kangur Tallinna 21. koolist on samuti nominentide seas. Ja aasta ettevõtlik õppur on õpilasfirma EHA, Kaisa Kumpas, Lotta Lorette Kalmaru, Liset Siigur, Oliver Sild ja Karl-Juhan Kangur, Tallinna 21. kool. Nii kaua, kuni käib autasustamine, siis ütlen, et õpilasfirma EHA on Eesti parim õpilasfirma aastal 2020. Nende toode on ilusa disainiga juhtmevaba valgusti, mis on kõigele lisaks loodussäästlik ja jätkusuutlik, kuna on valmistatud mööblifirmade väärispuidu ülejääkidest. Tammepuidust valmistatud laualamp töötab akudel ning põleb ühe laadimiskorraga kuni 15 tundi. Lisaks saab tänu sisse ehitatud USB pordile lambiga laadida ka nutiseadmeid. Nii et väga valgustuslik toode. Palju õnne veel kord. Aasta ettevõtlik õppur õpilasfirma EHA. Palju õnne. Aga haridus- ja teadusministri tänukirja saavad silmapaistvate nominentidena ka Henri Pihelgas ja Ats-Oskar Laansalu, Tallinna Mustamäe gümnaasium. Murke läbi, noormehed. Õpilasfirma Loodus, Merili Treufelt, Erika Rääk ja Kristel Koger Valga gümnaasiumist. Õpilasfirma Mängutasku, Kristiina Reinok, Evelin Arulepp ja Indra-Liis Nemvalts, Põlva gümnaasium. Nüüd tuleb teie ette siis Põlva gümnaasiumi edukas tiim õpilasfirma Mängutasku. Aga mina kutsun siia teie ette osaühing Münt Healthcare, Marilyn Berg, Märten Kala, Aksel Joonas Reedi ja Eva-Maria Ilves Hugo Treffneri gümnaasiumist. Ning haridus- ja teadusministri tänukirja saab ka Tartu Kutsehariduskeskuse esindus Frank Karro ja Sandra Sepp. Aga nüüd, head sõbrad, järgmise kategooria juurde ja see on aasta ettevõtlik õpetaja. Kõigepealt loomulikult suur aitäh kõikidele õpetajatele, kes on ettevõtlikkust koolis õpetanud ja edendanud. Aplaus teile.
Aga nüüd need, kes on nominentidena ära märgitud. Evelin Teiva, Kadrina Keskkool eesti keele ja klassiõpetaja. Heli Stroom, Tallinna Mustamäe gümnaasium, geograafia ja majandusõppe õpetaja. Henrik Agur, Kohtla-Järve gümnaasium, direktor. Kersti Laastau, Paide Hillar Hanso põhikool, karjääriõppe koordinaator. Kristi Luik, Rapla täiskasvanute gümnaasiumi õpetaja ja huvijuht. Maarja Kikas, Tallinna Kuristiku gümnaasiumi majandusõpetuse õpetaja. Maila Juns-Veldre, Kuressaare ametikool disaini õppesuuna juhtõpetaja. Mairi Luik, Porkuni kool, kodunduse õpetaja. Silja Enok, Vändra gümnaasium klassi- ja ettevõtlusõpetaja. Ja Ülle Närska, Puhja kool, õpetaja ja loovjuht. Ning aasta ettevõtlik õpetaja on Silja Enok, Vändra gümnaasium, klassi- ja ettevõtlusõpetaja. Silja Enok. Silja on ettevõtlik õpetaja kõige paremas tähenduses. Ta toetab ettevõtlikkust ja rahatarkust kõigis oma kooli 1.–6. klassini. Korraldab koolis üritusi, koolitab kolleege ja koostab õppematerjale ning panustab veelgi laiemalt. Osaleb Eesti majandus- ja ettevõtlusõpetajate seltsi töös. Silja on oma kooli ettevõtlusõppe vedaja ja igal aastal koolis toimuva karjäärinädala üks põhikorraldaja. Otsib ja leiab alati lahendusi, kuidas õppetööd mitmekesistada. Palju õnne! Haridus- ja teadusministri tänukirja saavad silmapaistvad nominendid. Kersti Laastau, Paide Hillar Hanso põhikool, karjääriõppe koordinaator. Üks hetk, ikkagi pilt ka, ärge jätke võimalust kasutamata. Järgmisena tahame haridus- ja teadusministri tänukirja anda Ülle Närskale, Puhja kooli õpetaja ja loovjuht. Ja kolmandana palun lavale Mairi Luik, Porkuni koolist kodunduse õpetaja. Mairi näeb ja toetab erivajadusega laste potentsiaali neile sobival moel, sidudes ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse oskuslikult oma tundidega. Ja selle aplausi annavad koolid kindlasti või kolleegid kindlasti Mairile edasi. Ta täna kahjuks ei saanud siin osaleda. Läheme järgmise kategooria juurde. Aasta ettevõtlusõppe mentor. Nominendid on Maria Palk, Junior Achievement Alumni Estonia juhatuse esimees. Ja Triin Arva, Saare arenduskeskus ettevõtluskonsultant. Aasta ettevõtlusõppe mentor on Triin Arva Saare arenduskeskusest, ettevõtluskonsultant.
Triin on oma südameasjaks võtnud, et noorte elu Saaremaal oleks äge ja noored julgeksid ettevõtlusega tegeleda. Juba 10 aastat veab ta ja koordineerib maakonnas noorte valdkonna ettevõtlikke ettevõtlushuvi ja arendavaid tegevusi. Ning igal aastal üllatab millegi uuega. Näiteks on traditsiooniks kujunenud üritus Saaremaa päike, mis annab noortele erinevaid kogemusi ja oskusi. Triin hoolitseb selle eest, et igas Saaremaa nurgas tegeleks keegi noorte ettevõtlikkuse arendamisega ning kaasab iga ühte koostöösse. Aitäh, palju õnne! Ja haridus- ja teadusministri tänukirja saab ka Maria Palk, Junior Achievement Alumni Estonia juhatuse esimees. Aitäh selle töö eest talle, aplaus ja see läheb koos tänukirjaga kolleegide abil Mariale kätte. Kahjuks ei saada täna siin osaleda. Aga nüüd, head sõbrad, on aeg kuulutada välja ettevõtlusõppe programmi aasta tegija. Aasta tegija on Erika Veide, Haridus- ja Noorteameti ettevõtlusõppe koordinaator. Erika on ettevõtlusõppe arendaja ja ettevõtlusõppe programmis Edu ja tegu. Ta on populaarse ettevõtluspädevuse seminaride sarja looja ja koordinaator. Uudsel moel ja väga huvitavalt üles ehitatud seminarid läbib 40 õpetajat. Erika suureks teoks on lõimitud ainekava väljatöötamine 3. kooliastmele ja erinevate töölehtede väljatöötamine 1. kooliastmele. Lisaks aitab Erika koordineerida õpetajate koolitusprogrammi. Paljudel avalikel üritustel on Erika oma sisuka ja ladusa jutuga ettevõtlusõppe teemaliste töötubade ja ettekannete läbiviija või esitaja. Ja suudab ta oma mõtted vormida artikliks igal vajalikul teemal minimaalse võimaliku ajaga. Palju õnne, Erika Veide! Aitäh! Ja üks on veel, enne kui me jõuame lõpuhetkede ja lõpupildistamise juurde. Tahaks väga paluda siia lavale selle ürituse eestvedaja ja hinge Liina Pissarevi. Liina ettevõtlusõppe programmi juht Tartu Ülikoolis on andnud tubli panuse ja hoolitsenud selle eest, et tõesti need head mõtted saaksid vahetatud. Suur aitäh, Liina, sulle selle eest! Ja ma loodan, et te kodus kuulsite ka seda häälekat toetust Liina tegevusele siit saalist. Aga nüüd, mul on selline palve ja ettepanek, et kõigepealt kõigi kategooria võitjad, Mart korraks puhkab niimoodi hetkeks, lõdvestab naerulihast, et kohe tulla tagasi lavale, sest kõigi 5 kategooria võitjad, olge head, tulge nüüd teie siia lavale, et me saaksime ajaloo tarbeks jäädvustada ühe suure ühispildi. Aga kõigile nendele, kes on meie tänast üritust jälginud tähelepanelikult ekraani vahendusel, suur aitäh, et olite kohal. Tuletan meelde, et homme hommikul me jätkame. Tänane programm meil siin, see ametlik, on ammendatud ja kõik see, mis jääb siin praegu toimuma, loomulikult on siis see tunnustuse mõnus tähistamine, saate sellest siit vaikselt osa ka, aga meie põhilised jutud ja teemad on selleks menetletud tänaseks. Homme hommikul kohtume teiega kindlasti taas, ärge siis maha magage. Täpsed kellaajad ja hommikused teemad leiate siit samast workshopist, kus päevad läbi olete sündmustel silma peal hoidnud. Nii et kohtumiseni. Nii, aga nüüd kõik võitjad, olge head, lava on taas teie. Kõik nominendid ka ei lahku kuhugi, sest peale seda, kui me võitjate pildi oleme ära teinud, siis on teie kord seltskonnaga liituda ja teha üks massiivne ühispilt, mis siis võtaks korraga kokku kõik need olulised teod
2019-2020 aastal. Nii et olge head, kõigepealt võitjad kantsleriga pildile ja seejärel juba ka kõik nominendid.